Möödunud nädalavahetusel toimus esmakordselt erioperatsioonide väejuhatuse katsed tulevastele ajateenijatele. Kandidaadid pandi proovile nii füüsiliste kui ka vaimsete testidega. Kandideerijad peavad tegema Kaitseväe kehaliste harjutuste kontroll testi number 1, lõuatõmbed, ujumistest on füüsilise poole pealt ja siis lisaks veel mõningad vaimset pingutust nõudvad tegevused. See on ajalooline hetk meie jaoks, mulle teadaolevalt ka Eesti Kaitseväe jaoks selles suhtes, et sellises mahus, sellisel moel eelkatseid pole eelnevalt läbi viidud Eestis ajateenijatega. Miks neid katseid vaja läbi viia on? Kas konkurents läks liiga suureks? Jah, praegu on meil ajateenistusse soovijaid on suurusjärk 150 ja kohti on meil märkimisväärselt kahjuks vähem ja seetõttu, et kõigil oleks need võimalused võrdsed, otsustasimegi siis need katseid hakata läbi viima. Erioperatsioonide väejuhatuse ülem kolonel Rivo Meimer ütles, et esmapilgul on noored heas füüsilises vormis. Sõdurileht uuris ka osalejatelt endilt, miks nad soovivad tulla just ajateenistusse erioperatsioonide väejuhatusse. Mulle meeldiks võtta Kaitseväest nagu kõik, mis nagu võtta on. Ja ma arvan, et erioperatsioonides on nagu, saab kõige rohkem lõbusat ja pulli teha nagu. Kuidas sul senimaani katsed läinud on? Ma ütleksin, et hästi. Ilm on nagu täna päris palav ja sellepärast võib olla nagu natuke raskem kui tavaliselt, et jõusaalis on lihtsam harjutusi teha. Aga üleüldiselt on nagu täitsa okei. Mis senimaani kõige raskem asi on olnud? Ma ütleks, et 3,2 kilomeetri jooks on nagu vaieldamatult kõige raskem, et see on nagu, seal on lihtne ennast suruda sinna nagu kõige nagu raskemasse kohta või et kõige rohkem ennast läbi võtta. Ja kui palju sa üldse muidu trenni teed? No trenni teen ikkagi igapäevaselt, et jah, see on elustiil.